Jaa, tere! Väga tore, et siin on ka palju inimesi, keda ma tunnen, natuke kodusem tunnen. Me räägime siis linnadest vabal turul ja me oleme harjunud mõtlema linnadest võib-olla tihtilugu natuke nagu unistades, et mis ei ole ka vale, et linnad on niisugused demokraatlikud organisatsioonid, nad on omamoodi nagu mingil hetkel võib öelda, et demokraatiast sündinud või vähemalt nagu oma arendust tiivustust saanud, mis kõik on õige, aga teisipidi nad linnad on olnud ka peaaegu alati vabal turul. On perioode, me oleme ühe hiljuti läbinud, kus see nii ei olnud, aga tegelikkuses linnad omavahel konkureerivad ja linnades sisemine maailm konkureerib iseendaga või tükid teineteisega. Ja see on ka üks asi, mida meil tasub nagu mõista, millel on omad järelmid nii praeguseks kui tulevikuks ja mis võib-olla minu meelest on oluliselt intensiivistunud see tõdemus viimase 20 aasta jooksul. Ja me räägime siis nagu 4 asjast põhiliselt. Esimene on skaala ehk siis asjade suurus, teine on nagu asjade sarnasuse erinevus ehk siis see, mida me toodame, mida me samal ajal toodame, kipub olema suhteliselt sarnane. Ja et seal on omad küsimused, mis on selle taustal niisugune lõputu puhastuse tarvidus läbi modernistliku niisuguse ajaloo ja kas selle programmil on üldse võimalust õnnestuda ja lõpuks ka avalikust ruumist, mis on võib-olla kõige sidusam ühtepidi ja teisipidi kõige aldim muutustele osa meie linnadest. Ja kui me hakkame siis skaalast pihta, kui me vaatame lihtsalt nagu asjade suurusi, siis põhimõtteliselt siin on enam-vähem sarnase elanike arvuga tükid, eks ole. Kusagil 15 sajandi kandis elas Tallinnas vanalinnas umbes 4000-5000 inimest, keegi liiga täpselt ei tea, aga see ei ole nagu väga suurusjärgule vale number. Üks esimesi nii-öelda suburbe Maarjamäel 1950-1970 kandis ehitatud ja siis lõpuks Lasnamäe niisuguse, mis siin on siis 4 niisugust klastrit, kus ühes on siis 2 9-kordsest ja 3 5-kordset ja need kõik tegelikult mahutavad umbes sama hulga inimesi. Ehk siis linnasid või meie ühist asumit saab planeerida ja kavandada ja seda tarbida ja seal elada õige mitmes erinevas vormis. Nüüd kui vaatame, mis on toimunud Tallinnas nagu viimasel ajal ja siis siin tulevad niisugused suuremad planeeringud. Need krunt ja brutomind, need andmed on pärit Tallinna planeeringute registrist. Noblessner 266 000 ruutmeetrit brutot, Volta 205 000, Krull 150 000. Palasadam, see oli nii keeruliselt seal erinevate muudatustega, et ma ei suutnud seda kokku arvutada. Tallinna sadama piir on raske tõmmata, aga me näeme ikkagi nagu plaanil nende suurusi. Ülemiste City ütleb, et ta on 550 000 brutot nagu kavas. Ja nüüd me vaatame Baltika 293 000 brutoruutmeetrit. Ja me vaatame seda sama vana linna, need ei ole väga palju erinevad suurused. Ehk siis kus me oleme jõudnud, on see, et me toodame praegusel hetkel linna niisuguste tükkidena, nagu see linn on olnud, Tallinn umbes 1000 aastat, aga muud linnad mitu tuhat aastat ja see suurus on olnud piisav. Ja me oleme tegelikult nüüd teinud seesuguse mastaabi hüppe, kus me toodame sama suuri linnasid lihtsalt nagu, muudku aga teeme. Ja teeme nüüd ühe korraga ja see tähendab, et me teeme neid ka ühesugustele inimestele natukese. Ja siis on see sarnasuse erinevuse küsimus tekib, et kui me toodame ühte asja ühe korraga hästi palju, seda üldiselt kipub olema ühelaadne asi. Lihtsalt taustalt, kui keegi tahab lugeda pikalt, aga väga head raamatut, siis tasub võtta Jane Jacobs. See on kirjutatud 50. lõpus eelmisel sajandil, avaldatud 60, ma ei mäleta 1 või 2. Väga vana raamat, aga äärmiselt asjakohane igat pidi mõistmaks seda, mis linnades toimub peale nende niisuguse ilmselge füüsilise keskkonna. Kes soovib lugeda lühikesi, enam-vähem kaasaegsemaid tekste, siis Kees Kristjanse on kokku toonud oma linnaplaneerija praktika niisugused väga lühikesed ja löövad esseed. Kes ei viitsi kummagiga tegeleda, pole ka midagi hullu. Kui me räägime nüüd erinevustusest ja sarnasusest, see ei olegi nii lihtne, et see ei ole niimoodi, et sarnasus on kuidagi halb ja erinevus on kuidagi hea või vastupidi, et põhimõtteliselt ju on
on raske nüüd öelda, et meile niisugune pätsuaegne Pärnu maantee ei meeldiks, kus majad on ühe kõrgused, enam-vähem ühesugused, õige väikeste variatsioonidega, või minu meelest isegi niisugust stalinistlik ansambel Asula tänaval. Linn tegelikult vajab mingisugust sarnasuse printsiipi või kordust, et me ei oleks nagu pidevas niisuguses info pommitamise väljas ja suudaksime ennast seal nagu mõistlikul moel orienteeruda. Nüüd, kus see tekib probleem, on tegelikult niisugustes sama suurusjärgu arendusprojektides, millest me alustasime seda juttu. Ja siin ma toon nagu 2 näidet nii-öelda tasu või maksumuse hinnaskaala alumisest ja ülemisest otsast. See on Pöörise tänav, kus nagu väga palju justkui ei lubatagi ja ega väga palju ei pakutagi. See on lihtsalt nagu meeletu kordus täpselt samast asjast ja sinna tõepoolest on ainus minu mõelest ainuke kvaliteet võib olla ehituslik kvaliteet. Ja teine, mõnes mõttes sama problemaatiline on Volta, mis pakub, eks ole, Volta kvartal on Põhja-Tallinna peamine elustiilikeskus. Siit leiab toidupoe, spordiklubi, lemmikloomapoe. Ajalooliselt Aegivi hoones saab maitsete rohke toidutana koos disainibutiikidega, kus saab õhtul kuulata oma lemmik DJ-d. See on see, mida me linnast tegelikult ootame. Et me ootame linnast hoopiski toredad kohad muidugi, et kellel meeldib võib seal ikka käia. Aga see ei ole päris linn, eks ole. See ei ole linn sellisel moel, nagu ta on ajalooliselt olnud. Et seal elavad kõik need inimesed, kes kõik tööd ära teevad, kes muulgas ka koristavad, loomad tapavad, toidu serveerivad, pärast uuesti ära koristavad ja tõepoolest vahepeal tuleb jõukam seltskond, kes selle ära sööb ja kinni maksab. Aga tegelikult linn tähendab ikkagi väga palju suuremat miksi või segu inimestest, kes esindavad kõiki elukutseid, kõiki sissetulekukvintiile ja saavad tegelikult kõigi asjadega hakkama. Ja see on võib-olla see kõige suurem probleem, mida seesugused, mõtleme vanas mõistes linnamõõtu arendused ei paku. Nüüd, kus see niisugune väljapuhastamise ja puhastuse ja väljapuhastamise mõte või ambitsioon üldse tekib, mõnes mõttes võib öelda, et see on niisugune valgustusajast või isegi võib-olla renessanssist alguse saanud inimese, inimmõistuse keskne usk. Et me oleme veel kõike suutnud välja puhastada ja ära lahterdada ja nimetada, aga et see ei ole mitte sellest, et see on võimatu, vaid see on sellest, et me ei ole lihtsalt jõudnud. Ja tegelikult nüüd jällegi üks raamat, mida kes on huvitatud võib lugeda, kes ei ole, ei pruugi. See on Bruno Latouri, me pole kunagi olnud modernsed. Bruno Latour on tegelikult filosoof ja ta põhimõtteliselt arhitektuurist või linnast siin otseselt ei räägi. Küll aga ta räägib nagu sellest samast modernsuse traditsioonist ja selle paratamatust ebaõnnestumisest. Ehk siis see sama lugu, et meie soov puhastada ja selgitada kogu maailma toimimine, mida võib väga lihtsasti kanda üle ka linnale, ei ole mitte kunagi jõudnud sinna punkti, kuhu ta on soovinud jõuda, ehk siis see oleks nagu lõplik, päriselt süsteemne ja puhas. Ja selle põhjus on see, et see ei olegi võimalik. Ja tegelikult päris elu toob pidevalt juurde kõikvõimalikke hübriidseid ja veidraid olukordi ja seesugust modernset puhtust ei ole kunagi tekkinud ja ei saa ka tekkima. Ja see on üks taust, mida nagu tasub niisuguste arenduste puhul ka silmas pidada, et nende lubadus oma niisuguse hästi hinnastatud ja sihitud toote kaudu on tegelikult üks väga-väga päike puhastatud maailm. Ja üks koht, kuhu see lõpuks ka nagu viib või mis nagu vähemalt toetab niisugused arengud on segregatsioon. Need on nüüd segregatsiooni andmed aastast 2000, 2011 ja 2024 ja siin üleval on siis nii-öelda, nüüd millegipärast ei öelda enam nagu segregatsioon, just on ebaviisakas öelda, et siis öeldakse kõrge ametialase staatuse üle- ja alaesindatus ja madala ametialase staatuse üle- ja alaesindatus. Ehk siis väga palju on siis, mida on tumedam, see on väga palju ja siis tume pruun, tume sinine on väga vähe
ehk siis seda madalat ametialast staatust ehk vaeseid on tegelikult, eks ole, neis sinistes alades. See on olnud juba 2000 nii, aga see on koondunud, mida tumedamaks see läheb, seda dramaatilisemaks läheb see erisus 2011 eriti. Ja 2011-2024 see ei ole enam väga suur muutus, aga tegelikult see tendents on endine. Et Koplis ja Lasnamäel me näeme koonduvat vaeseid ja jõukate üleesindatus on siis, eks ole, kesklinnas mööda mereäärt Piritale, siin Kakumaa ja Tiskre piirkonnas. Ja see kontsentratsioon ikkagi siin on eriti tugev, siin on natuke lahjem, aga see on väga selgelt polariseeruv on see Tallinna areng, mis ei olnud nii, eks ole, 90-ndatel, see oli ikkagi üsna eluterve miks kõiksugu sissetulekuga inimestest üle linna. Ja selle tulemused on ka nüüd hakanud ikkagi ilmnema muulgas ka selles, et see segregatsioon viib ka, see ei ole lihtsalt majanduslik, vaid see on ka keeleline, see on ka hariduslik, et need inimesed, kes on kehval järjel, kes räägivad valdavalt ühte keelt, nende lapsed lähevad ka kehvematesse koolidesse või käivad seal koolides harvem ja see lõpuks hakkab ise ennast taas tootma. Ühtepidi me toodame rahvastikus niisugusi natukese mahajääjaid või halvasti toimetulijaid. Me tekitame alasid, kus neil on võib-olla liiga palju, kus me tervislikku või tervet linnasegu enam ei näe. Ja me saame ühiskonna, mis ei ole enam väga sidus ja see lõpuks on tegelikult kogu ühiskonna probleem. See ei ole linnaehituslik probleem ega geograafide, inimgeograafide probleem, et see on tegelikult lõpuks kogu ühiskonna probleem. Ja nüüd, kui me vaatame veel, kus on see pehme pool, kus seda segregatsiooni tegelikult, muidugi ta ilmneb, aga mis tegelikult võtab vastu kõik ühiskonnas toimivad, nii toredad kui vähem toredad, nii tänavakaklus ja mäss kui laulupidu, tegelikult see toimub samadel tänavatel ja see avalik ruum on see ruum, mis tegelikult ongi kõige altim kõiksugustele muutustele, ka väga kiiretele, väga moodsatele, väga kaasaegsetele muutustele, aga ka vastupidi, samal ajal kui majad, mis seda ümbritsevad, mis seda avalikku ruumi piiritlevad ja lõpuks ka loovad, tegelikult mingitele muutustele väga hästi ei allu. Ehk siis mõneti on see avalik ruum, see ühiskonna ja linnaehituse kõige parim kokkupuute punkt, kus saavad asjad päris kiiresti areneda ja toimida. Nüüd selle kohta jällegi on üks päris tore raamat, mis on ühe Veneetsia arhitektuuribiennaali kokkuvõte, mis on ka arhitektuurikeskuse publikatsioon, mis tegelikult käsitleb ühte programmi, mis on minu meelest olnud siiski väga edukas, hea avalik ruum, mis on keskendunud Eesti väiksematele asulatele, aga ka tegelikult Tallinnas ja Tartus toimunud, võttes ette ühe osa siis mingi konkreetse asula avalikust ruumist ja kohendades seda sellisel moel, et iga inimene võiks tunda, et see on mingil moel väärikas ja tore on seal olla. Et see avalik ruum, tema teine niisugune koht on see, et ta muutub osaks või ta ongi olnud kogu aeg või viimased 40 aastat eraomanduses. Ja see on nüüd siis Noblessnerist, kus ühel hetkel on inimesi nii palju, et tegelikult restorani pidajad ütlevad, et ei, et nendel toolidel ei istu, kui meile ei maksa toidu eest. Ja see on ka niisugune üsna ebamugav lugu, mida me oleme näinud toimimast ka väga paljudes muu maailma linnades, aga me peaksime üritama seda vältida. Või siis teine olukord, kus avalik ruum on tegelikult meeletult suure arendajate ja erakapitali huvide surve all, kes arendavad kõike, mis seda avaliku ruumi piiritleb. Ja see surve on piisavalt suur, et omas majas, omal kinnistul teha asjad kõige parema logistilise arusaamise järgi, mis tähendab, et avaliku ruumi poole, mis on tegelikult see vana Tartu maantee, peaaegu väga vähese autoliiklusega, peaaegu üleni jalakäiguala, võiks olla kõik see esimene korrus väga hästi tänavafrondis ja inimestele kätte saada, aga tegelikult sinna on jäänud trahvauksed, teenindusuksed ja keldrisse allasõiduuksed ja inimesel ei olegi seal midagi teha, ehk siis tegelikult see avalik ruum on samamoodi ja samal ajal väga suure surve all osutada üldse niisuguseks ülejääkruumiks või prügikastiks,
kus see on ruum, mida tegelikult peab kaitsema avalik võim ja kes on tihtilugu neis läbirääkimistel nagu natuke nõrgemal positsioonil juba seetõttu, et seda avalikku ruumi on ka nii palju ja seda eraomandis kinnistuid nagu päris vähe. Ja kohe me jõuamegi päris lõpuni. Üks viimaseid arendusi, mis on vähemalt teadlikult püüdnud sellega tegeleda, on Balti jaama turg, mis on tulnud välja lubadusega, et vähemalt osa kauplejaid, kes seal olid enne uuendamist, võiksid sinna tagasi tulla. Kas see päris nii on? Aga ta vähemalt on püüdnud ja selles on nagu mingid, ühesõnaga see on hea asi, hea näide, millest natukenegi eeskuju võtta, et see on vähemalt probleem, millega tuleb tegeleda. Ja lõpetuseks paar tsitaati, mis mind on kõnetanud ja mis minu meelest nagu aitavad ka neist asjust mõelda. Üks on Sanford Winter, kes ütleb põhimõtteliselt, et linnad on alati nii-öelda kaasnähtused, epifenomenid. Millegi kaasnähtused, millegi muu kaasnähtused. Linnad ei ole artefaktid, nagu teinekord ka meeldib mõelda, nad on nagu teosed. Tegelikult ei ole, et neis on õige palju teoseid sees, aga nad on lõpuks ikkagi väga keerukate ja mitmetahuliste süsteemide kaasnähtused. Ja või siis teine, Peter Eisenman ka väga ammu on kirjutanud küll natuke nagu majadele mõeldes, aga ikkagi, et see küsimus sellisel juhul peab olema ka ilu või esteetilise või niisuguse subliimse kategooria ümberhindamisel. Ilu ei ole lihtsalt ilus. Sellisel juhul on ta pigem nagu igav, rumal ja kole, vaid ta peab sisaldama endast ka midagi muud, ka mingisuguse annuse inetut ja mingisuguse annuse irratsionaalset. See on see, mida me ka nagu võib-olla linnades peaksime nägema ja soovima ja püüdma seda saavutada. Ehk siis see puhastus, ilusa toote väljapuhastamine ei ole tegelikult linna arendamise eesmärk ja seda võiks isegi püüda vältida. Ja nüüd siis veel kord lõpetuseks rääkisime skaalast, sarnasusest, erinevusest, puhastumise, ajaloost ja avalikust ruumist ja mõned tõdemused siia juurde, millest, viimane kadus ära, mis on nagu iseenesest ju mõistetav, et tegelikult neid linnasid on vabal turul alati arendatud ja ega sellest ei ole pääsu, see on loomulik asi. Aga me ei tohi kunagi ära unustada, et see on ka tegelikult on linnad ka sotsiaalne, intellektuaalne kooslus, millest selle elanikud peavad ennast ära tundma, kõik elanikud, kes käivad kõiki ameteid ja saavad igasuguseid palkasid. Ja see on mingisugune kollektiivsuse väli peab seal olema võimalik. Aitäh!